Nii, tere tulemast tänasele kaardi lugemisele. Ja valgustajanna siin üle väikese ajahüppe olen siin jälle koos teiega, jagamaks neid sõnumeid ja seda infot, mis tahab tulla läbi minu. Ja tänase kaardi lugemise teemaks on siis suvised sõnumid armastajatele. Et selline juhatus tuli ja selline tunne minu sees, et just paaridele ja armastajatele jagada midagi olulist. Selliseid väikeseid märgikesi võib-olla, mida tähele panna või mis on teie suhte jaoks praegu olulised kohad. See imehästi lõhnav Palo Santo on aidanud siin meil ruumi puhastada ja teeb seda ka praegu. Aitäh! Ja mul on suur rõõm olla siin. Mul on suur rõõm, et mul on tulnud selline juhatus jälle siia teie ette tulla, teie juurde tulla ja jagada seda kõike. Et väga tore. Aga alustame siis, ma olen pannud siia valmis 1, 2, 3 gruppi ja praegu on selline eriline lugemine, kuna me oleme Lõuna-Ameerikas ja siin on selline mõnus vihmahooaja vihm praegu sabistab mul siin kõrval ja need karbikesed, mis on siin igal grupil, need on ka siit kohalikust ookeanist, Vaiksest ookeanist korjatud. Nii et väga põnev, kuidas see kohalik energia siis meid toetab ja mida ta nagu ka jagab. Ja see on täiesti teine tunne olla siin. Siin on oma energeetika ja omamoodi kõik, nii et väga põnev. Et ma alustangi ja paneme siis praegu teised grupid kõrvale ja tere tulemast lugemisse grupp number 1. Selline merekarbikese grupp. Ja vaatame, et mis on siis need sõnumid, mis tahavad tulla läbi sinule, sinu armastatuga. Siuksed suvised, mõnusad toetused. Kui sa oled avatud südamega, siis on lihtne neid sõnumeid vastu võtta ja läbi tunnetada ja kuulda seda, mis on sellest tegelikult oluline. Et võta sellest lugemisest see, mis sind kõnetab ja sa tunned, mis sind edasi aitab, mis tekitab sulle hea tunde või mille sa lihtsalt ära tunned ja mõtled, jaa, just seda kohta oligi vaja kuulda. Nii, meile tuli selline, ma vaatan siin, ma saan ilusti näidata, clairvoyance, inspiration, interpretation ja trust. Tegelikult see kaart oli siin tagurpidi, see põhikaart. See põhienergia ja põhisõnum, siis tuli number 35, võib-olla see sümboliseerib sulle midagi. Ja kui ma seda kaarti vaatan, siis selle naisel on käes selline kauss, kus on nagu vesi sees ja ta vaatab seda kaussi ja justkui ootab midagi on ootel. Ja kuna see kaart tuli tagurpidi, siis ma tunnen, et võib-olla selles suhtes on mingi koht, nagu mida on raske olnud usaldada.
ja kuidagi mingis energeetilises mõttes mingid asjad on jäänud nagu ootele. Ehk siis läbi rääkimata asjad, läbi tajumata energeetika, mis nagu ootavad, et sa võtaksid vastu ja ootavad, et sa leiaksid selle tahtmise ja selle aja, et sellega tegeleda. Et need sõnumid ja need märgid jõuavad sinuni, aga need ootavad, et sinu sees oleks avatus. Ja mulle tundubki, et natuke on olnud nagu see olukord tagurpidi, et sa ei ole tahtnud mingid kohti selles suhtes näha, mis vajavad sinu energiat, mis vajavad seda, et sa võtad vastu ja et sa julged neid kohti vaadata, julged enda sees läbi tunnetada, ilma kartmata, et midagi läheb katki või äkki on liiga raske või liiga valus või liiga hirmutav. Et sa lähedki selle täieliku usaldusega ja samas see ei ole selline suur tegutsemise sõnum, vaid see on pigem selline vastuvõtmise, et sa jääd koha peale ja sa oled selles hetkes kohal ja tunnetad, mis on siin tegelikult sinu tõde. Või mis on see, mis tahab ennast kogu aeg lahti rulluda, et teie suhe saaks minna edasi järgmisele tasandile. Et te saaksite olla selles liikumises, selles usalduses, selles nagu heas tundes, selles äratundmises. Et on täielik jah ja on täielik teadmine, et see on see minu suhe. Et võtta see koht nagu vastu. Selleks on vaja mingid kohad enda seest lahti arutada. Ma vaatan natukene lähemalt, mis need varjukohad on nii sinu kui tema poolt, mis võib-olla pole lasknud nendel kohtadel tõel välja tulla. Okei, sinule tuli siuke Ma tunnen, et see teine pool on hästi aus või selline, ma ütleks nagu siit, kui tuleb läbi see energia, et nagu hästi otsekohene, ta nagu teab, mida ta öelda tahab, või tal on tema nagu nägemused on hästi selged. Ja niisugune nagu radikaalne, võib-olla sinule tundub natuke siuke jäik või isegi ebameeldiv või siuke nagu liiga raske, et sa tahaksid, et oleks rohkem seda mängumaad ja seda pehmust ja seda mõistmist või vastutulekut, aga temal on pigem siuke nagu kindlameelsus ja võib-olla, tähendab, ma saan aru, et mingites kohtades ta ei tahagi näha enda teemasid või mingeid enda asju. Aga see kõik tuleb nagu ajaga, sest ma tunnen, et praegu see mingisugune energia, mida ta ka ülal hoiab, on väga vajalik. Ja see on sinu kasvuks vajalik koht, see nagu koostöö. Sinul on vaja nagu olla hästi rahulik ja selge, et sa ei hakkaks jaurama või looma mingisuguseid oma hirmude baasilt või oma mingite vanade lõhustamata programmide baasilt mingisuguseid nägemusi, mida sa siis üritad selgeks teha või üritad nagu läbi mingisuguse jõu suruda. Et pigem siuke hästi nagu rahulik, leia oma see majakas
leia enda sees see kese, et siis need asjad saavad nagu loomulikul teel kõik lahti rulluda. ma ütlen, see on päris huvitavad energiat, mis siit nagu tajuda on. Et sinu poolt on oodatud sellist, et sa suudaksid olla rahulik, et sa suudaksid jääda enda keskmesse. Ja temal nagu ongi siuke hästi tugev energia, millega sa õpid nagu toime tulema, kuidas te õpite koos mängima, kuidas te õpite koos toimima ja näete, et tegelikult mis kingitused on need, et me oleme mingites kohtades nii erinevad. Et mis kingitus on selles, et sina oled nii ja tema nii ja siis kuidas saada see kõik omavahel toimima. Ja mina näen nagu selles lugemises väga selgelt, et see sõnum tuleb kuidagi hästi läbi, et sinu koht energeetiliselt on olla hästi rahulik ja usaldada ja võtta vastu sõnumeid kõiksuselt, nagu olla sellises meditatiivses nagu vastuvõtmises, et sa usaldad seda sisemist juhatust, et võib-olla kui sa vaatad mingeid kaardilugemisi või teed iseendale mingeid selliseid tseremooniaid, kus sa lubad endal lihtsalt kõik välja rääkida ja vaatad, mis su sees siis lõpuks kõige selle alt tegelikult välja tuleb, sest mingi olukord on, mis teie vahel nagu tekitab natukene tuld, aga mis tahaks saada oma sügavust, et liikuda siis edasi, liikuda nagu ma tunnen mingi siuke seisak nagu võib-ollagi, mis vajab lihtsalt tähelepanu praegu. Et liiga põlevaks ei läheks, et see tuli ei hakkaks põletama, siis on vaja sellist rahu. Ja teie see protsess nõuabki nagu sellist osalemist, sellist tegelemist, koos toimimist. Ja et kui jätta niimoodi, et see jääb samas rajas edasi, siis see ei loo nagu seda, mida te tegelikult võiksite koos kogeda. Mul tuli selline tunne, et sa võiksid neid asju üles kirjutada, mis su sees toimub, et saada nagu siuke nagu natuke segane energia tundub, et sul oleks vaja nagu luua enda sees, enda jaoks lihtsalt praegu selgus kogu selles olukorras. Et igal juhul see on suur õpetus, see on vajalik kasvukoht sulle, ära selles kahtle. Et oleks vaja seda stressi maandada, stressi lahustada, et võtta nagu vabalt. Nagu ma ütlesin tegelikult alguses, see ei ole nagu siuke suur mingi intensiivne tegutsemise koht, on ju. Aga samas nagu ongi siuke sisetöö, rahunemine, lõdvestumine ja kui teil on võimalik näiteks ühiselt võtta aega maha või teha mingeid selliseid toredaid asju, kuidas sa tunned, et vaat see on see, kuidas me mõlemad lõdvestume. Kas või kui on rohkem aega, siis tehke seda rohkem. Kui on pere või lapsed või ei ole mingi aja leiab alati. Et proovi leida nagu mingid võimalused, kuidas stressi maandada ja seda pinget just teie oma vahel, mingi siuke alal olev pinge. Ja see ei tähenda, et teil on mingid tohutud teemad, vaid see tähendab, et mingid energeetilised kohad on, mis vajavad lahti rääkimist või seletamist või mõistmist. Et ma tunnen, et see, kui sa võtad teadlikult ka selle koha, et seda stressi maandada ja leida neid kohti, et see, kuidas lõdvestuda, kuidas sina saad kõigepealt enda sees lõdvestuda
ja kuidas teie koos saate seda teha niimoodi, et ei ole nagu üks ühel pool lauda, teine teisel pool lauda, vaid et te olete koos ühes paadis ja te lihtsalt saate südamest südamesse jagada ja tulla sellesse olemisse. Et ma näen nagu, et teil on selline väga tore side, mis, et te saate omavahel nagu võite harmoneeruda väga-väga hästi, kui need kohad saavad lahti tehtud. Et sükest nagu soojuse energiat on teil hästi palju. Et te võite olla väga-väga toetavad partnerid üksteisele. Ja tuli ka selline laiskuse kaart, mulle väga meeldib see kaart. See annab alati hästi sellise selge nagu pildi või siukse, et vahel on niimoodi, et meie suhted jäävad longu või sellisesse kahtlasesse kohta sellepärast, et me tegelikult ei ole täielikult kohal ja me ei vaata või isegi ei mõtle nii sügavalt, et miks, et kah kuidas ma ennast tegelikult tunnen või miks asjad on nii, et mulle ei meeldi või mulle ei sobi või ma tunnen ennast halvasti või okei, mul on nagu tore suhe, aga samas mu hing nagu küsib midagi kogu aeg muud või nagu mingit teist kohta selles suhtes. Et siis ongi nagu see laiskuse kaart on nii hea, see on siuke nagu, et ma ei viitsi sellega tegeleda või ma nagu ei näe sellel mingit mõtet või see ei ole nagu see ei ole nagu see minu, ma siin niisama lürbin oma selles elus oma limpsu edasi ja nagu las elu läheb nii nagu läheb. Et see on nagu natuke selline kaart, et ei ole nagu seda tahet, on nagu tekkinud siuke, ma ei viitsi. Ja siis nagu, noh, see olukord hakkabki kuskilt alt nagu läheb pahaks, on ju. Et selles mõttes, et ikkagi see osalemine on oluline ja laiskus on kindlasti üks, mis takistab nagu meil seda osaleda ja olla aktiivne oma elus, võtta vastutust. See on nagu hästi siuke nagu vastutuse võtmise vastandikaart on ju, et sa ei võta vastutust, sa nagu ei taha näha, las olla, lasen üle. Tegelikult sees on selline tunne, et me ei taha lihtsalt näha neid kohti. Ja me ei taha nagu võtta vastutust kogu oma energeetika eest. Et see nagu kaart kutsub ülesse, et see ei vii sind edasi, kui sa lased üle või lööd käega. Et pigem selline tegutsemine ja osalemine. Aga sellised huvitavad sõnumid tulid siia gruppi. Väga huvitav on ju, et mis ma siis lõpetuseks ütleksin? Ma ütlesin päris palju, aga usalda ja kuula märke, vaata enda ümber, vaata enda sees, siis vaata enda ümber ja ole nagu hästi rahulik. See kõik on õige, see kõik töötab sinu heaks. Ja sa võid seda protsessi usaldada. See on kindel. Ja need kohad, mis tulid üles, mis nagu vajavad tähelepanu, vajavad sellist tööd, et pea seda meeles ja tunneta enda jaoks läbi peale seda lugemist nüüd. Et mis koht see on, millest ma räägin. Isegi kui sulle esmalt tundub, et mul ei ole mingit sellist kohta, siis nagu tunneta südamega kuula, et et äkki mingi koht sinu sees on sügaval, mis soovib saada tähelepanu
ja armastust ja nägemist. Et ma tunnen, et see nagu koht tuligi selle kaardi lugemise puhul, et see nagu või teie mõlemad olete tahtnud natuke mitte näha või palju mitte näha ja mitte nagu olla nii nagu looja rollis, vaid pigem nagu lihtsalt, et ma lasen nendel asjadel kulgeda või nagu, aga samas nagu on informatsiooni, mis räägib teiega tugevalt ja vajab seda, et te tuleksite kohale, et te tuleksite looja positsiooni ja looksite selle suhte ja enda elu nii, nagu te päriselt soovite. Et kuula, ma tunnen, et edasised juhendid, mis sa vajad selleks protsessiks, sa saad kõik läbi oma sisetunde ja läbi universumi juhatuse. Et see on kõik väga hoitud protsess ja kõik läheb suurepäraselt. Ja nii et aitäh sulle, grupp number 1, et sa tulid siia kuulama. Kui sulle meeldis see sõnum ja sa said siit midagi enda jaoks, mis sind toetab, siis jäta endast märgike, pane like sellele videole või siia alla kommentaaridesse üks südamekene, et valisid grupp number 1. Mul on alati hästi hea meel, kui te jagate, mis te kogesite või kuidas see teie jaoks oli. Ja telli meie kanal, et olla kursis uute videodega, mida on siin jälle nüüd tulemas tihemini. Et jah, väga tore. Mul on rõõm sind kohata ja kohtume peagi järgmises videos. Nii. Teeme väikse tervituse heli. Tere tulemast lugemisse. Grupp number 2. Mul on suur rõõm sind siia tervitada. Ma tunnen, et minusse tuli selline rõõmu energia, kui ma selle grupi kellukestega siia tervitasin. Et mul on hea meel, et sa oled siin. Ja vaatame siis, mis sõnumid sulle, teile tulla tahavad. Nii. Peidetud tarkused, Akashi kroonikad, vaikimisi mõistmised. Väga võimas kaart, number 52. Nii, sõnumid siis teie suhtele. Suvised armastuse sõnumid. Et midagi on nüüd selles teie armastuses või teie omavahelises kommunikatsioonis peidus. Ma ütleks, et mingisugused asjad on veel avastamata, mingisugused potentsiaalid on puudutamata ja see vajab sellist rahu ja vaikust ja lubamist, et minna selle suhtega sügavamale. Et see, mis on peidetud, ma tunnen, on nagu väga võimas ja ilmselt sinul on selline tugev kolmas silm aktiveerunud. Võib-olla sa juba näed ja tajud rohkem või sa juba oled selle informatsiooni kätte saanud, sul on mingisugune puudutus ja sa tead midagi, mis aitab sind su elus väga palju edasi. Sa tead võib-olla mingisuguseid muutuse kohti, mida sa tahaksid teha või mida te võiksite koos teha, et liikuda edasi. Ja selline hästi lahe, ma tunnen nagu sihuke, mingid asjad nagu tulevad ülesse, mingid asjad tulevad ilmsiks
ja te olete valmis seda vastu võtma või seda protsessi tegema. Võib-olla isegi tema ei ole nii nagu intuitiivne või nii teadlik, et võib-olla see on rohkem selline sinu hingekutse ja sinu roll ja sinu osa, aga see sinu osa tegelikult töötab teie mõlema heaks ja on teie sellise koosluse ülioluline koht, et sina selle julgeksid iseendaks jääda, julgeksid vastu võtta selle, mida sa tead ja selle, kes sa oled. Et see on nagu püha, hästi püha energia tuleb siit läbi. Ja ma ütleksin sulle, et sul ei olegi vaja nii palju rääkida, sul ei ole vaja nii palju selgitada. Võib-olla sa oled seda teinud juba. Linnud tervitavad siin kõva kisaga. Aga see oli lahe, kuidas nad praegu nagu liitusid selle energiaga. Väga tore. Et sul ei ole vaja kogu aeg rääkida ja sõnadega kõike selgeks teha. Vaid nüüd ongi see koht, kus sa liigud enda sisse, liigud vaikusesse, liigud usaldusse ja mida rohkem sa seda teed, siis tegelikult seda rohkem sa avaned sellele, mida ei ole silmaga näha ja milleks sõnu pole vaja. Et see on mingi sihuke hästi ilus hüppeline koht sinu elus. Nagu sinu avanemine ja see teine pool, see teine energia toetab seda sellega, et ta on see, kes ta on. Nii, vaatan korra siia mõned kaardid veel. Mul on nagu igal juhul minu tunne enda sihuke taju on see, et ma tunnen, kui võimsa energiaga sa oled ja kuidas sa nagu lood seda kõike väga võimsalt ja teadlikult. Et see on lahe ja see on nagu tunda, et sa oled õppinud haldama mingeid uusi asju või enda energeetikat paremini, kui sa seda varem tegid. Vaatame, mis on praegu nagu selle suhte puhul sinule üks oluline sõnum sinu rolli kohta. Okei. Ja tuligi selline metamorfoosi kaart, transformatsioon ja jõud ja vägi on sinu sees, et kui sa suudad alistuda siis sellele muutusele ja vot. Ja see ongi nagu ma tunnen, sina oled ise mingis transformatsioonis, mingis nagu tohutus muutuses. Kui sa ei ole seda, juba siin on nagu erinevaid kuulajaid, et kui sa ei ole seda metamorfoosi veel täielikult nagu ära klikkinud, siis see võib olla ka see, et see on tulemas teie teel lähiajal või sa oled siis selle protsessi sees ja sa saad aru, millest ma räägin. Et midagi sinus ei ole enam see, mis oli varem ja sa oled hakanud nägema palju suuremat pilti, mõistma energeetikaid palju paremini. Ja see on hea koht ja see on nagu hea sõnum, et sa tead nagu olla endaga lahke ja armastav, lubada muutuda, alistuda sellele, mis tuleb, mitte punnida ja jonnida, vaid lihtsalt minna sellesse rahusse, tulla endasse nagu hästi rahulikku kohta enda sees ja lihtsalt usaldada Jumalat, usaldada loojat. Ja nagu see alistumise koht on hästi ilus koht. Võib-olla sellest on juba nagu palju oled kuulnud või räägitakse. Ega see alistumine ongi nagu sihuke jumalikkuse usaldamine. Et sa ei pea oma mõistusega kõike välja mõtlema või teadma,
vaid see ongi see, et sa liigud sellele teisele tasandile, kus sa näed asju energeetiliselt ja näed, miks mingid asjad on nii. Et teie suhtes nagu ilmselt see suhe nagu kuidagi lükkab sind sellesse kohta või annab sulle just sellist nagu toetust ja energiat, mida sa tegelikult vajad, et seda transformatsiooni ära teha, et tulla nende libliga tiibadega sellest kohast välja. Ja tema, sinu partneri, sinu armastatu sõnum. Ahah, väga huvitav. Selline, ütleks sellised nagu okei, võib-olla tal on olnud mingisugused nägemused nagu asjadest, mis ei ole tegelikult päris nii. Ja tal on olnud uskumussüsteemid, kuidas asjad peaksid olema. Ja tema nagu, võib-olla see koht, mida tema nagu selles kõiges sinu õitsema puhkemises nagu teeb, on see, et võib-olla tema on arvanud, et see kõik võiks olla nagu mingi teistmoodi või tal on mingi nägemus või tegelikult nagu oma mõistuse tasandist loodud mingid pildid nagu kuidas siis see reaalsus välja näeb, aga see ei ole see nagu. Ja ma saan aru, et sinu see energia, mis sa oled, mis tõi mulle kananaha praegu käe peale, see loob nagu temas sellise tohutu muutuse ja see on tema elus tohutult oluline koht. Et tema kasvukoht ka, et samamoodi alistuda, võtta vastu, näha seda ilu selles, lubada asjadel olla nii, nagu nad on, lasta oma mõistuse ego mingitest mängudest lahti, et temal on nagu see koht praegu. Ja selles mõttes ma saan aru, et see on nagu, et sa oled nagu hästi müstiku energiaga ja mingid müstilised asjad tahavad sulle ennast avardada, võib-olla tema jaoks on natukene võõras või uus maailm, aga sina ei peagi teda sinna maailma suruma või panema teda sinna, et ta mõistaks kõike või et oleks suga täpselt samal lehel või ta nagu isegi seda, et ta kogu aeg sind 100% vastu võtaks, on ju. Et las ta olla ja see toimib hästi nagu ilusti siis, kui sa ise lubad endal olla oma protsessis ja lubad temal ka olla see, kes tema on. Et sa ei proovi teda muuda või öelda selgeks teha talle, kui vale ta on ja kuidas on nii ja kuidas on naa, vaid sa lubad tal olla, sa usaldad elu. Ja tegeled selle enda sisemaailma arendamisega, see sisemaailma, see viljakus, kõik, mis seal on, mis tahab, et sa võtaksid selle vastu, et sa maitseksid seda kõike head ja paremat, mis seal on, et sa lubaksid endal seda teha ilma, et sa ennast valeks teeksid või ilma, et sa mõtleksid, et see kuidagi käib läbi tema nagu, et kui tema seda vastu võtab ja kui tema seda näeb ja kui tema seda teab, siis sa saad seda teha. Et see ei ole üldse see koht, et sina oled nagu see, et sina nagu õide puhked selle peale tema nagu rikastub nii tohutult, et ta armastab seda, ta nagu õpib seda ilu nägema. Ja see, kui keegi ei näe seda ilu, mis me oleme või mingi asja ilus meie jaoks on nii oluline, et teine ei näe, see on nagu ka osa tema protsessist ja osa teie ühisest teekonnast ja see on nagu, see ei ole mingi katastroofiline maailma lõpp. Vaid võib olla ka variant, et see on tema jaoks uus ja hirmutav ja natukene paneb maailma rappuma ja tekitab ebakindlust
see on okei, et meil tulevad ju erinevad kohad üles elus nagu erinev ja see suhe üldse, millest me räägime, on ju suhe, armastajad, et, et see ongi teie kasvamise nagu ilu. Te koos kasvategi ja te oletegi selleks nagu, see on nagu intensiivne teekond. Olla kellegiga näost näkku nii lähedane, see aitab meil nii palju kasvada nii tohutul kiirusel, et kui me võtame selle vastu, siis meil on palju lihtsam seda protsessi teha ja need nii-öelda need valukohad kiiremini üle transformeerida ja muuta. Et kui meil ei ole selles sisemises võitluses või kahtluses või äkki ei ole nii, äkki see on vale või äkki midagi on nii valesti või et sa nagu usaldad, võtad täiega vastu, alistud elule ja sellele, mis on. Vau, mul siin köögis läks selle peale üks klaas katki. Samal ajal praegu täpselt. Võib-olla oli kostagi. Väga huvitav, nagu mulle tundus selline, et sellest nagu lugemisest, sellest kogu sellest armastajate energeetikast tuleb nagu tohutu vägi läbi. Et ma näen selles väga suurt potentsiaali. Ja siia tuli veel soovitus nagu, et hetke järel, nagu et liigu niimoodi rahulikult selles protsessis, ära palun kiirusta, ära tee ennetlikke järeldusi, ära nagu mine mingisse jäikusesse, võitlusesse, vaid nagu hüppa, vaata, millise kivi peale sa järgmiseks astuda saad. Kuidas sul on nagu, kuidas sa saad liikuda, mis nagu on toetav, mis on nagu sinult oodatud või kuidas sulle tundub, et nii on nagu mõnus. Et liigu niimoodi mõnusalt, sujuvalt. Ja mängulisus, see on ülihea soovitus ka siia veel, et olge nagu, ole selles suhtes ja olge koos nagu mängulised, ärge minge liiga tõsiseks, ärge minge nagu nugade peale või nagu, et kui nüüd nii ei ole ja paneme kõik siin nagu, et olge nagu hästi nagu sellises mõnusas, sujuvas liikumises. Ja seesama transformatsioonikaart, see on nagu hästi võimas kaart, et see usalda seda protsessi, seda transformatsiooni, et sa oled ärkamas nagu millegile, see fööniksi märk siia veel nagu ülivõimas on ju, et siin on ärkamas täiesti uus elujõud. Siin on ärkamas uus elu, mida iganes siis ei tähenda sinu jaoks, aga midagi on sündimas, midagi kutsub sind ühiselt ja see on õnnistatud teekond ja kõik on õige. Jumala armastus on teiega. Ja ma soovin sulle edu ja julgust ja õrnust ja kõike seda, mida sa vajad, et seda protsessi teha ja usalda, et see ilus roosiõis, mis sealt puhkeb, see on võimas, see on nagu maailma kõige ilusam lill. Ja kui sulle meeldis see lugemine, siis jaga seda siin sõnumites, kirjuta siia alla näiteks 2 südant või kuidas see sinuga resoneerus ja pane selle videole like ja kui sa soovid veel näha meie videosi, olla kursis jagamistega, siis telli meie kanal. Mul on hea meel, et sa oled siin ja ma soovin sulle õnnistusi ja kõike paremat. Nii. Teeme siia väikse tervituse 3. grupile.
nii, hopsti. Tere tulemast lugemisse grupp number 3. Sellise karbikese, kus on meil peidus mingid väiksed kristallikesed. Tundub, et mingid peidetud aarded on siin lugemises. Et tere tulemast siis armastajate suvisesse lugemisse ja mul on hea meel, et sa oled siin. Vaatame siis, mis vabandust, mingisugune lärmakas auto sõidab siin mööda. Nii. Et vaatame siis, mis sõnumid, mis see kõige olulisem sõnum oli, mis läbi tuli. See oli meil selline tagurpidi kaart. Näitan sulle lähemalt. Selline rõõmukaart, tänulik optimism. Et see süke rõõmsameelne vaade tulevikku. Iseenesest väga hea kaart, väga selline rõõmus ja toetav ja aga see kaart tuli meile tagurpidi. Et siis ma tunnetan ja tajun, et võib-olla on mingisugused tuleviku vaated või nagu selle suhte, võib-olla see, kuidas sina nagu neid asju näed, nagu vajaks sellist ümberhäälestust. Võib-olla sa oled olnud rohkem keskendunud sellele, mis on valesti, mis on halvasti, mis ei tööta, kuidas sulle kindlasti ei meeldi, aga universum kutsub sind üles, et sa oleksid tänulik, et sa leiaksid üles selle rõõmu ja nagu looksid oma energiaga seda suhet paremasse kohta. Et sa leiad üles nagu enda sellise ande ja saad aru, et kui võimas looja sa tegelikult oled ja see, kuidas sina oled häälestatud, see nagu loobki seda, mis on tulemas. Siuke nagu meeldetuletus või nagu koputus, ma ütleks, siuke energia tuleb siit läbi. Et selline jumalanna energiasse tuleks, sündimine. Et võtta vastu oma sisemine rõõm, see sisemine sära, see julgus elada õnnelikku elu, julgus luua rõõmu juurde, julgus vaatamata raskustele või rasketele kohtadele jääda rõõmsaks, jääda positiivseks, näha neid asju, mis on hästi, mitte keskenduda sellele kogu aeg, mis on halvasti või mis sealt veel tulemas võib olla või kuidas see on nii ja see on naa, nagu, et vaid nagu ja on mingisugused asjad, mis võib-olla meile ei meeldi või meile tundub valesti või meile tundub halvasti, aga meie saame keskenduda sellele, millele me saame keskenduda. Saame keskenduda sellele, mis meie jaoks nagu on edasiviiv. Et jah, ma ei ütle, et peida oma pea liiva alla ja ära nagu raskusi nagu vaata, et sa võid nagu aktsepteerida, et need on olemas ja näha mingeid kohti, mis vajavad sinu tähelepanu või mingit nagu teadvustamist, aga sa ei pea sinna kinni jääma, et kui me jääme sinna kinni, siis me oleme nagu selles rattas, kus me loome seda kogu aeg edasi ja siis me oleme nagu selle sees palju kauem, kui me muidu oleks võinud korraks teadvustada, okei, aga ma ei pea siia kinni jääma, ma liigun edasi ja siis tulevad uued asjad ja sa lood nagu edasi, mitte ei jää sellesse porimüttasse nagu seda muda uurima. Et see on nagu sinult oodatud, nagu see on sinu koht
mis vajaks nagu lihvimist ja mis vajaks nagu tervendust. Et tuleb nagu selline sisemine laps siin ette nagu, et võib-olla tegeleda oma mingi sisemise lapse praktikatega, vaadata üldse enda sees, kuidas sisemine laps ennast tunneb. Sest et tihti, kui meie see sisemine laps on nagu ei ole usalduses ja ei tunne ennast hästi, siis meil on raske luua rõõmuga. Sest et sisemine laps on kurb, siis sa oled nagu see kurbus on nii mattev, et ei lase nagu edasi minna. Et teha selliseid, no mis nagu sa tead, et sinu sisemist last nagu tõstaks ja tekitaks talle hea tunde, et võib-olla mängulised asjad või mis sa tead, et sulle meeldib teha nagu, kus sa oled natuke lapsikus energias, heas mõttes lapsikus, siuksest nagu fun on ju, lõbu, rõõm, et midagi sellist enda jaoks teha, et nagu rahustada maha seda hirmul olevat energiat enda sees, et kõik on hästi ja mis iganes ka ei ole, me tuleme kõigest läbi. Vaatan korra, et siin oli see suhte energia, et ka see suhe vajaks nagu sellist siis häälestust on ju, et tuleks rohkem see, mis teile tegelikult kõige parem on. Ma vaatan sina konkreetselt mingi sinule sõnum. Tuli selline vastutuse võtmine nagu, et sa oleksid ka keegi, kelle peale saab loota. Et see nagu ei oleks nii hõlju või selline nagu, et võib-olla sa oled tahtnud ära nagu sellepärast, et mingid kohad on keerulised. Aga ma tunnen, et see suhe nagu vajab, et sina oleksid üks ilus linnuke tuli meile siia siristama. Et see suhe nagu vajab seda, et sina oleksid ka nagu oma panusega kohal ja et sinu peale saaks loota, et nagu ei oleks seda tunnet, et sa kaod ära, kui keeruliseks läheb või kui on vaja tööd teha, et nagu see suhte rõõm leida või luua nagu seda kohta ümber, et sa oleksid olemas ja valmis ka nagu seda koormat kandma nagu heas mõttes, mitte lihtsalt nagu mõttetuid kive tassima, vaid et sa oleksid valmis oma osa tegema. Sa oleksid valmis nagu võtma selle vastutuse ja ütlema, et okei, mina olen täiega kohal, ma olen siin ja ma tahan seda teha, et sa olen nagu võib-olla tahtnud loodnud nagu teise peale või et tema nagu teeks mingid asjad ära, et siis sul on lihtsam. Aga see on nii suur kingitus, kui sa oled ka kohal ja oled ka selles loomises nagu looja ja ei ole ohver, vaid oled tegija ja aitad nagu seda kõike. Kui sa tahad, et see suhe töötaks, kui sa tahad, et see armastus lõkkele lööks ja et see sisemine, et teie suhe saaks olla jälle siukses päikselises pooles, kus teil on mõnus ja tore koos olla, et siis see on nagu see sinu osa, mis on oodatud, nagu uus algus täitsa. Ja sinu partnerile. Ja, et võib-olla tema on olnud nagu sellises reageerimises nagu väga-väga tugevas, ma ütleksin kohe siin, väga nagu siuke et kui on mingi keeruline koht on, siis võib-olla ta on nagu reageerinud ja ei ole nagu rahulikuks jäänud või ei ole nagu suutnud vaadata nagu, mis see mulle õpetab või kuidas ma saaksin selles olukorras toetada või olla olemas või nagu siuke reaktsioon ja see nagu ka mõjutab hästi palju elukäiku, on ju, et okei. Ma saan aru, et mingid rasked kohad on üleval.
aga see vajab teie teadvustamist praegu, see vajab teie kohalolu ja teie sellist, ma tunnen, et see on tegelikult sihuke, võiks olla selline ilus suvine teekond nagu, et see suvel on hästi toetav, Eestis ka on ju, on päike ja sihuke kõige parem magusam aeg, et leida see suhte päike jälle üles ja, ja võib-ollagi nii, et kui nii, ma pean filmima käest edasi, sest mul juhtus siin väikene tehniline asi. Nii et ma lõpetan ja jätkan seda praegu käest filmides. Ma vabandan, kui kaamera natukene rapub. Aga, aga et võib olla nii, et sinu koht ongi see praegu, sinu panus, sinu need kivikesed seal, see kanda, mida sa võiksid praegu omalt poolt teha, see, et sa mõistad seda, et on see reageerimise koht ja toetad seda. Ja ei lähe nagu ise saad aru ka veel sellesse protsessi kaasa nagu, vaid jääd sellesse, jääd südamesse, jääd kohale, jääd rahusse ja läbi selle toetad siis seda protsessi nii, et see ilus avardumine ja avanemine saaks toimuda. Et mina näen, et see on sihuke, ma saan aru, et see on natuke selline keeruline koht, et palju on nagu, ma ei ütleks nagu teha, sest tegelikult meil ei ole vaja midagi teha, aga läbi lasta võib-olla, usaldada ja lubada, et selline see on nagu ilus protsess lõpuks, on ju. Ma vaatan, kas ma saan siit ühe käega veel panna selle siia. Et ma vaatan siit veel neid kaarte. Vaatame, mis sõnumid teile veel tahavad siit läbi tulla. Selleks toetuseks. Okei. Vaatan korra, kuhu see energeetika on ka suubumas. Nii. Ma tõesti vabandan selle filmimise pärast praegu, aga nii on. Tulid sellised sõnumid veel teile nagu, et kõlblus, siis allikakaart tagurpidi ja koorem tagurpidi. Ja ma räägiksin praegu neist siin lühidalt. Et võib-olla on olnud selliseks takistavaks teguriks nagu see, et kuidas peaks olema või kuidas on õige nagu selline käed seotud nagu, et ei ole olnud sükest südame häälestust ja nagu allikaühendust. Ja see on nagu saanud teile koormavaks. Ja ma tunnen, et see kaart on siin hästi oluline, et see allikas tahaks nagu saada õiget pidi, on ju. See päike tahaks lüüa lõkkele ja tegelikult on nii, et allikas alati tahab aidata ja alati tahab, et te oleksite ühenduses ja saaksite tunda ennast hästi ja sellest koormast vabaneda. Et see on ka hästi hea kaart nagu, et sihuke keegi siin kellegi kukil on ju ja kes näitab, mida peab tegema ja kuhu minema ja siis see vaeseke on siin all nagu ära väsinud, et mingisugune nagu, mulle tundub, et see kaart nagu näitab, et mingid asjad on hästi nagu kanged või sellised rasked, ei ole nagu voolamist, lubamist või sellist nagu rõõmu nägemist, et on jäänud nagu sihuke natuke masinlik või sihuke, kuidas peab olema ja mis, et siis selleks, et vabaneda, on ju, koormast on vaja ühenduda allikaga ja kuidas siis seda teha teie puhul, siis ma tunnen, kuna sa oled tulnud siia kuulama ja sa oled nagu ilmselt selline avatud pool teie suhtes, siis
nagu vastutuse võtmine ja et sinu peale saaks loota, et sa oleksid selline nagu tugi, et see on nagu hästi sinule ka hästi suur ülesanne praegu, et sa õpiksid oma energiaid haldama ja tegema koostööd siis ja toetama ka oma partnerid nendes kohtades, kus on nagu keeruline või kus on vaja nagu üksteist toetada ja õnnistada. Et ma näen, mis ma panin selle siis, mis on loomas nagu või sihuke nagu energeetika nagu aeglustamine ja see iseenesest on nagu hea kaart. See on sihuke rahunemise kaart ja et sa liigud nagu oma selle soovitu poole ja see tõmbab nagu sellise liigse nagu kräu maha. Ma tunnen, et see, kui te nagu ühendute selle allikaga ja rahunete ja teete selle protsessi koos läbi, siis tegelikult see on sihuke vikerkaareline tee, millel te rahulikult käite koos. Et ja see aeglustamine nagu sihuke ka oma olemusse tulemine, nagu lõdvestumine, et nagu sihuke nagu väga hea, ma tunnen tõesti nagu väga rahulikku energiat terve see lugemine, et sihuke nagu hea, et te teete seda üheskoos ja te olete sellel teel koos ja see kõik toimib ja see on nii mõeldud ja midagi ei ole valesti. Ja sellise olemise nagu, just ongi sihuke olemise sõnum, et ilmselt mingi sihuke rahulikkus või sihuke nagu mõnusalt koos armastuse jagamine on nagu teie jaoks nagu hästi oluline ja te olete nagu, et te õpite koos olema need, kes te olete ja üksteist toetama nendes protsessides ja selles elus üldse nagu, et hoidma kokku ja lubama just teie moodi energial tulla läbi nagu, et ei pea olema mingite piltide järgi keegi või mingite ühiskonnareeglite järgi keegi või mingite, ma ei tea, mingite raskete energiate läbi, vaid see teie moodi sihuke mõnus nagu chill olemine, et te järgnete oma kirgedele, olete nagu selles rõõmsas voos ja loote koos, et see on nagu sihuke hästi ilus nagu tegelikult, mis siit nagu kõik sellest energiast, sellest ekraani tagant ka on ju, sealt kõik nagu läbi voolab. Et mina soovin teile õnnistusi ja et kõik läheb jumalikult hästi. Et jällegi see sama usaldamise sõnum on ju, et usalda neid protsesse ja tunneta enda jaoks läbi, et mis see lugemine ja sõnum, et mida sa nagu ära tundsid ja mida sa sooviksid. Mida sa siis saaksid omalt poolt teha, et seda suhet toetada või seda olukorda. Ja kui sulle meeldis see lugemine, siis pane siia alla näiteks 3 südant ja mul on hea meel, kui te jagate, kuidas see resoneerus või mis sa kogesid. Ja pane ka selle videole like ja kui sa tahad näha, olla kursis meie jagamistega, siis telli meie kanal. Jagame rõõmuga seda informatsiooni ja järgime oma juhatust, et olla teenistuses ja lubada sellel kõigel tulla. Nii et ole hoitud ja soovin sulle maagilist päeva jätku.